Tallinna lasteaedades ja koolide algklassides läks käima keskkonnahariduslik programm, mis õpetab lapsi jäätmeid liigiti koguma. Liivaku lasteaias tehti tutvus ka taaskasutamise põhitõdedega ning räägiti lastele läbi, kuidas elada nii, et prügi tekiks võimalikult vähe. Prügihunt ka tule siia minu juurde. Prügihunt aitab meil kõike seda seletada lastele. Tõesti, siin on siis niimoodi, et me räägime sellest jäätmete kogumisest päris põhjalikult. Siin on meil erinevad prügikastid ja lapsed saavad lausa ise läbi mängu siis seda kõike proovida. Üldiselt on tänapäeva lapsed keskkonnateemadega kursis. Kas prügi on meil looduses palju teie meelest? Jaa, minu jaoks on väga palju, sellepärast me oleme maal, maal on kohe põld seal ääres ja siis me käime vahepeal seal põllu ääres prügi korjamas. Metsas. Kas metsas tohib prügi olla? Ei. Ja seal on veel eraldi silt, et eramaa prügi viskamise jaoks. Kus on prügikoht? Prügikastis. Näiteks sa paned pakendid teise prügikasti ja pudelid teise prügikasti. See asi, et prügi ei tohi kuskile maha visata, metsa alla visata, tänavale visata, seda teavad kõik ja ütleme, et biojäätmeid ja paber ja papp ja kartong, see on ka lastel selge. Aga edasi läheb ikkagi natukene keerulisemaks just need pakendid ja muidugi ikkagi ka ohtlikud jäätmed, et mis siis on ohtlik ja natuke tuleb ikka seletada, et miks ta on ohtlik ja Õppeprogrammiga on eesmärk jõuda umbes 30 000 Tallinna õpilaseni vanuses 5–10 eluaastat. Keskkonnahariduse andmine on ka osa Tallinna Euroopa rohelise pealinna tegevustest. Keskkonnaküsimustes ka meie laste harimine on väga oluline ja sellised teadmised ja igapäevaelu käitumismustrid, mille me lapsena sisse õpime, loodetavasti eriti kui nad on positiivsed, saadavad meid kogu elu.